Klaasikahjud on võrdlemisi levinud, et liikluskindlustuse kaudu on natukene statistikat raske vaadata, aga kui me vaatame kaskokindlustust, siis tegelikult klaasikahjud on top 3 kahjud, top 3 muidu mahuvad veel autoabi vajadus ja lihtsalt õnnetusjuhtumid on nad siis 1 või 2 sõiduki õnnetusjuhtumid. Nii et top 3 klaasikahjud kindlasti on päris sage. Kui me mõtleme üleüldiselt klaasikahju peale, siis see mõiste iseenesest on kõvasti laiem kui ainult esiklaas. Meie tingimustega on ju kaetud esiklaas või terve salongiklaaside ring, välispeeglite klaasid ja ka panoraamkatus või katuseluuk. Kivitäkked, üsna populaarsed asjad, aga tegelikult see ei ole ainukene, et on meil olnud ka siin huvitavaid ilmastikunähtused, mis on ka klaasidele kahju tekitanud. Klaasikahju või kivitäkke saamine, see ei ole üldse küsimus selles tingimata isegi nagu teekattes, et see ei ole pikivahe hoidmise ja kruusateel mitte käimise teema. Tavapäraselt suvisel maanteel sõites niimoodi, et sul kedagi ees ei ole, küll aga tuleb vastu, on võimalik saada endale täkke nii esiklaasi kui küljeklaasi. Kui natukene edasi fantaseerida, siis loomulikult on veel objekte või kohti, kus võib kivid tegelikult lendu minna. Võtame näiteks muruniitmised ja loomulikult igasugune vandalism. Klaasid ja kaskokindlustus, need kindlasti kokku käivad, seal nii-öelda erisused võivad küll olla omavastutuste ja muude piirangute osas, aga reeglina kaskokindlustuse alla klaasid lähevad. Kui on klaasikahju juhtunud, mis on veel variandid? Teoreetiliselt on ka variant see, et liikluskindlustuse juhtumiga võib olla tegu, et kui nüüd piisavalt on võimalik ära tõendada, et see kahju on nüüd tekkinud selle sõiduki osalemisel liikluses. Aga muus osas ma ütleksin, et kaskokindlustus ongi ainukene valik, et oma sõidukid siis selliste kahjudest kaitsta. Swedbanki kaskokindlustusel sõidukitel vanusepiirang on täiesti olemas, et meil saab kindlustada kuni 14-aastaseid sõidukeid. Kui nüüd meie tingimustest veel midagi juurde mainida, siis mis on hästi positiivne, on see, et ka klaasikahjude puhul kuni 3 aasta vanused sõidukid, et seal me kasutame alati originaalosi. Aga see loomulikult ei välista seda, et hiljem ei võiks originaalosa kasutada, aga lihtsalt on teatud perioodid nii klaasikahjude puhul kui ka teiste varusade puhul, kus me kasutame originaalvaruosi. Kliendi tegevus on võrdlemisi lihtne ja sarnane ükskõik millise muu kahju puhul, ehk siis koha peal, kui juba mingi kahju on aset leidnud, et kahju fikseerimine loomulikult, olukorra kirjeldus, kõik vajalik meelde jätta või maha märkida enda jaoks ja siis tegelikult on juba internetipangas kahju avalduse täitmise rõõm ja seal kõik detailid ära ja sealt saab ka klient siis juba juhendi, et kuhu minna, kuidas, mida teha. Et reeglina tähendab siis järgmine käik on juba meie koostööpartneri juurde, kes hindab kahju veel omakorda üle, et mis on see tegevus, mis on see aeg, millal seda teha saab, lepitakse kokku ja siis on ainult õigel ajal õiges kohas vaja olla ja saab kõik tehtud.